nagu Münchhausen tõstis ennast ise üles, samamoodi oled kuskil saare peal ja näed, et lennuk lendab, siis sa pead jooksma seal midagi lehvitama, et äkki näevad, eks ju. Samamoodi on see vana ütlus, et Jumal ei saa sind aidata, kui sa iseennast ei aita, et selle all mõeldakse muidugi seda, et sul on valikuvabadus ja et siis see suur looduse Jumal või looduse jõud või nad peavad siis nagu, no kuidas nad peavad, nad märkavad sind, kui sa lehvitad sind. Kui sa ei lehvita üldse, loodad, et taevamanna tuleb, see on ka variant, aga väike tõenäosus on väga väike. Et ennast aidata tähendab seda, et isegi kui sul tunnet ei ole, siis sa mehaaniliselt näitad ja kujutad ette endale ja suur loodus näeb, et näed, tüüp üritab ja tuleb appi, eks ju. Kui nad oma valikuvabaduse on pööranud, eks ju, umbes, et seal istud, eks ju, tunned, kuidas see maailm tuleb su peale ja kuidas see kõik need asjad, eks ju. Ma saan aru, et filosoofiliselt sa ei saa kunstlikult midagi, et umbes olla rõõmus jänku kogu aeg, et need teised tundevarjundid on vajalikud ja me teeme sügavat progressi tavaliselt tõsist vaimset elu siis, kui meil on raske. Aga ma räägin mitte sellest materiaalse maailma nendest meeleoludest või et üks meeleolu on halb või hea, aga see üldfoon ja vundament, eks ju, et isegi kurbuses sa võid olla ja kannatusse võid jääda armastusse, eks ju, nagu siin pühamehed on näidanud, eks ju. Et ma räägin nagu sellest fundamentaalsest asjast, mis on nagu hingele, mis on kõrgemal sellest materiaalse maailmas, et kas sul on hetkel hea või halb või kas väljaspoolt on hea või halb, ilm on hea või halb, kõht on täis või tühi. Et see iseenese aitamine on see, et see üldfoon on isegi seal peab olema, kuigi see on meile loomulik, et me oleme head ja armastavad ja igavesed olendid. Aga kui me seda ei tunne, siis see iseenda aitamine ongi see, et sa lähed sinna, tead, et sul on ja siis sa seda hüüad nagu välja. Et elu on ilus, kõik on head, kõik väärivad armastust, eks ju. Ma olen igavene, ma tunnen ennast hästi ja õnnelikult, sest ma tean, et midagi saab minuga juhtuda. Kordad neid nagu mantrasi, eks ju, endale need justkui sellised New Age või sellised fanaatilisi sentimentaalsed laused, näidates loodusele, et sa tahad, mitte sa ei taha, vaid sa väärid, ma ütlen isegi, olemas siis selles igaveses armastajate klubis. Et sa lihtsalt hüüad seal väikse saare peal ka suhteliselt lootusetu, lennuk on kõrgelt, äkki ta ei näe või näeb või näe või igast mõtted tulevad, eks ju, et kui ma nii kordan, kaua ma pean nii kordama, et ma spontaansesse sellisesse õndsusesse ja hirmudest vabasse seisundisse nagu jõuan. Vahet ei ole, ega muid variante nagu ei ole selles mõttes, et peab nagu enda poolt näitama, et minu vaba valikuna on suunatud kõrgete, heade, armastavate loomulike seisundite poole nagu. Et Jumal, ma olen siin, ma tahan ka heaks ja toredaks saada ja ma usun, et see on olemas minus ja väljas ja kõigis on see ja siin ja praegu on armastuse kuningriik ja seal ei ole nagu piire, et see headusenergia on seal, armastusenergia, et siin teda ei ole, et vaja nagu tähelepanu, ei. Pigem on see häälestus, see on siin ka. Igavikul on hea Jumal, tema tähelepanu kõik. Nüüd ainult sa pead näitama nagu käed laiali ja minema nagu väike laps komistades nagu Jumala poole või headuse, armastuse energia suunas.